Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Veiko Arumäe. Me räägime edasi uuest loodust. Ja täna võtame ette sükse teema nagu õigsus või mõjast kasutatakse ka sõna ka õigus. Nüüd, see on üldse suhteliselt paljude inimeste jaoks nagu keerulisena kõlav teema, aga tegelikult see on väga oluline, et me kristlastena mõistame seda, et Jumal on meid õigeks teinud. Nüüd, üks asi, mis selle sõnaga on see, et inimesed võib-olla kasutavad seda sõna mitte just sellises vaimulikus kontekstis või koguduse kontekstis, aga nad kasutavad seda võib-olla, ütleme, seoses õigustega ja õiguste omamisega. Ja tegelikult, kui me räägime ka Jumala riigis, ütleme, Jumala asjade puhul, siis see tegelikult tähendab ka seda, et Jumal on meid õigeks teinud. See tähendab seda, et ta on andnud meile õigused, ta on teinud meid ka puhtaks. Ja tähendab samas ka, et me oleme õiges positsioonis Jumala ees. Tähendab seda, et nagu meie patud on andeks antud, Jumal on meid puhtaks teinud, ta on meid luueks loonud. Ja nüüd see ongi sama, et kui me oleme õigeks saanud, siis kui me kasutame seda väljendit, siis see just viitabki sellele just, et me oleme õiged Kristuses. Aga ma loen 2 Korintlastele 5:17. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Nüüd me näeme siin, et siis on uus on tekkinud. Järelikult siin on ka see uus loodu ja selle sama omadustest me hakkame ka veel edasi rääkima. Või nagu siis ka Living Bible tõlgib selle sama salmi niimoodi, kui keegi saab kristlaseks, siis saab temast seesmiselt täiesti uus inimene. Ta pole enam endine, uus elu on alanud. Ja siis see uus sünd toimus seespidise inimese poolest, et see sisemine inimene sai uueks. Ja Rooma kirja 3. peatükk räägib nüüd sellest samast ja räägib just seoses meie õigsuse või õigusega niimoodi. Rooma 3:21 ütleb, aga nüüd on Jumala õigus, millest käsk ja prohvetid tunnistavad, ilmutatud ilma käsuta. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse usu kaudu kõikidele, kes usuvad, sest siin ei ole ühtki vahet. Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Need kõlab võib-olla suhteliselt keerulisena see kirja koht. Aga kui me aru saame nendest sõnadest ja nende tähendusest, siis see jõuab meile palju paremini kohale. Aga hakkame vaatama kõigepealt, ta räägib siin sellest, et Jumala õigus, millest siis käsk ja prohvetid tunnistavad, on ilmutatud ilma käsuta. Vanas lepingus oli terve hulk käske paika pandud, mitte ainult 10 käsku, mis meile kõige tuntuvad on, vaid terve hulk veel liigasugused erinevaid käske ja keelde, mis reguleerisid seda, kuidas nad peavad elama. Ja kui nemad jälgisid neid käske ja elasid nende käskude järgi, siis Piibel räägib sellest, et nad said õigeks Jumala ees. Nüüd täna uues lepingus me ei ole mitte järgimas neid käske, aga me oleme järgimas oma südant ja me tegelikult oleme usu läbi saanud päästetud ja selle tõttu me oleme õiged. Nii et see enam ei toimu meie tegude kaudu, vaid see toimub selle läbi, et me usume Jeesusesse. Ja siin ta ütlebki, et see Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse usu kaudu või tegelikult see väljend viitab uskudes Jeesusesse Kristusesse. See võib-olla sõnastus on natukene omapärane siin. Ja ta ütleb, et see on siis kõigile, kes usuvad. Aga siis ta ütleb 23. salmis, sest kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Nüüd see on üks kirjakoht, mida väga paljud kristlased tsiteerivad ja seda just üksiku kirjakohana kontekstist välja võetuna. See, et kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Ja tsiteerivad seda ka kristlastele. Ja siis kristlased ütlevad, me oleme kõik ju pattu teinud ja me oleme Jumala aust ilma. See lause muuseas ei ütle seda. Me peame lugema ilusti korralikult selle salmi lõpuni. Ja mida ta ütleb, et sest kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesus. Et tänasel päeval me ei ole patused. Ma räägin nendele, kes muidugi ei ela patus, on kahjuks ka kristlasi, kes elavad patus, siis nemad muidugi on. Aga kui me oleme oma asjad korda seadnud, kui me oleme meelt parandanud, siis me ei ole patused. Vahest mõni ütleb, ma olen patune kristlane. Kõik me oleme patused. See ei vasta tõele. Me oleme puhtaks tehtud. Ta ütleb, kõik on pattu teinud
ja on Jumala aust ilma ning mõistetakse. Me oleme nüüd tänasel päeval puhtaks pestud ja õigeks mõistetud patust. Ja see on väga oluline seda mõista, sest et selle patumeelsusega käib kaasas mõningad sellised asjad, mis on, üks nendest on hirm ja kartus, ka Jumala suhtes isegi, ja ka ebakindlus. Ja piibel samas räägib sellest, et me peaksime ka õigetena oma elus valitsema. Nüüd inimene, kes kogu aeg arvab, et tema on patune ja ta ei ole midagi väärt ja ta ei ole millestki kõlbulik, ta ei ole inimene, kes on eriti sellises julges ja kindlas positsioonis. Ta ei arva seda, et kurat peaks tema juurest põgenema, talle vastu seisab, sest et ta arvab, et mis tema on ju patune. Ja vast inimesed on väga rõhutavad ja kogu aeg keerutavad seda pattu, mis nad on teinud. Nüüd me peame aru saama seda, et kui me oma pattu tunnistame, siis tema on ustav ja õige ja annab meile andeks kristlasena siis ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Me oleme puhtaks pestud, me oleme õigeks mõistetud ja me ei ole enam tänasel hetkel patused, vaid me oleme õigeks tehtud. Nüüd see on üks väga oluline printsiip, millest me peame aru saama ja me näeme, et see saab osaks kõigile, kes usuvad. Et igaüks, kes on uskunud Jeesusse, ta on õigeks tehtud Jumala ees. Näeb seda, et kui ta läheb Jumala ette, siis Jumal vaatab tema peale nii, nagu ta ei oleks mitte kunagi midagi valesti teinud. Ja see ongi see väga, ja see isegi, kui ma kasutan isegi välja, et nii nagu, siis tegelikult see on ka nii. Sest Jumal arvestab selle, kuna Jeesus on tema patu kandnud ja Jeesuse lunastuse läbi talle kuulub see, talle on see antud, ta on sellise positsiooni pandud, me ei ole seda mingil kombel välja teeninud, me ei ole seda mingil kombel oma tegudega saavutanud, vaid Jumal on meile selle andnud just tänu sellele, et me oleme uskunud ja usu läbi on see meile osaks saanud. Johannese 3. peatükis sel ajal, kui Nikodeemus tuli öösel vaikselt salaja Jeesuse juurde, ta viitas ühele huvitavale loole Vanast testamendist, mis Moosese päevil juhtus. Ütleb Johannese 3:14 ja nõnda nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud ja ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jeesus, kui ta oli seal ristil, ta sai meie eest patuks ja 4. Moosese raamatus salm 21. peatükis salm 8 räägib piibel sellest loost ja ütleb, Jehova Jumal ütles Moosesele, teene selle madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga toos silmitses vaskmadu, siis ta jäi elama. Ja seal oli nuhtlus lahti, inimesed puutusid kokku mürkmadudega, nad hukkusid seal, aga Jumal tegi nõnda, et ta pani selle vaskmao sinna, lasi panna sinna Moosesel ja igaüks, kes tõstis oma tähelepanu sinna ülesse, ütleme siis võrdpilt risti peale, ta pääses sellest mürgist, ta pääses sellest hävingust, kaotusest, mis oli määratud, et teda maha tõmmata. Ja samamoodi piibel ütleb ka, et meie eludes, et kui me tõstame pilgu Jeesuse peale, asjad, mis üritaks meid meie elus maha tõmmata vaenlase poolt, siis need asjad ei taba, vaid me võime abi saada. Ja need võivad olla isegi, ütleme, et vahel inimesed nagu ringi peal, me läheme autoga, sõidame ringi peale ja vahel sa ei tea õiget tee otsa, kus ma nüüd ära peaks keerama. Ja siis vahel mul naisega räägime, et et teeme nüüd paar auringi veel või. Ja siis otsid seda õiget teerada, et kus kost nagu ära peaks pöörama. Eriti kui sul on mingi 4 kohta, kus kost sa võid ära pöörata. Ja inimeste eludes vahel on niimoodi, et nad tulevad kogudusse, nad on andnud oma elu Jumalale, aga seal on selline kaotuse tsükkel nende elus. Sa vaatad aasta pärast, nad on täpselt samas kohas tagasi. Nad olid jaanuari alguses pühendunud, ma teenin Jumalat, ma teen Jumal sinu tahet ja siis vaatad, sügiseks on ramm raugend, jõud on otsas, istuvad tagareas taas ja jälle on nad samas kohas tagasi, kus nad olid. Ja niimoodi aastast aastasse. Aga Jumal ei soovi, et me elaksime sellist elustiili, kus kohas meil on kaotus, tuleb kogu aeg nagu ringiga tagasi meie elu. See võib-olla on suhete alal, see võib-olla mingisugune tsükkel finantsalal, tervis või mingi muu hingeline vaev. Ja Jumal tahab selle läbi lõigata. Ja kui me tõstame pilgu Jeesuse peale, siis see lõikab läbi selle kaotuse rutiini meie eludest. Ja 1. Samueli raamatus räägib ühe loo ühest naisest, kelle nimi on Hanna. Ja see naine sõna otseses mõttes oli sellises rutiinis oma elus.
ja salm 6 ütleb nõnda. Ja ta kaasnaine solvas teda ka väga, et ta tunneks ennast alandatuna, sellepärast, et Jehova oli sulgenud ta lapsekoja. Ja nõnda sündis, Piibel ütleb, aastast aastasse. Iga kord, kui ta läks üles Jehova kotta, solvas Peninna teda nõnda, et ta nuttis ega söönud. See on üks naine, kes ei saanud lapsi. Ja selle tõttu teda pilgati, teda solvati ja ta nii-öelda üritas omast jõust seal midagi tõenäoliselt teha, aga ei osanud midagi teha ja see kordus aastast aastasse, see samane kaotuse tsükkel. Aga Piibel ütleb salm 9, et üks kord pärast söömist meil on vaja kõigil teha seda üks kord. Et tõusta üles sellest kohast oma elus ja lihtsalt saada aru, et tead, mulle aitab sellest kaotusest minu elus. Ta ütleb salm 9, pärast söömist joomist Siilos, kui preester Eeli istus istmel Jehova templi ukse samba juures, tõusis Hanna ülesse. See on üks asi, mida inimesed peavad õppima tegema oma elus. Koguduses ka, ma tõusen üles, see on see uus elu, mis on pandud minu sisse. Ma lasen tõusta sellel elul enda sees ülesse ja ma lasen valitseda sellel. Ja see naine teeb siin küll Vanas Testamendis seda ja ta ütleb, ja olles hinges kibestunud, siin me näeme hinge osa. Hing oli kibestunud, aga ta siiski vaatamata sellele kibedusele, ta otsustas üles tõusta ja tõsta tähelepanu Jumala peale. Ja ta ütleb, hinges kibestunud, palvetas ta Jehova poole ja nuttis väga. Ja ta andis tõotuse ning ütles, vägede Jehova, kui sa tõesti vaatad oma ümardaja viletsusele ja mõtled minule ega unusta oma ümardajat, vaid annad oma ümardajale meessoost järglased, on päris spetsiifiline siin, siis ma annan tema Jehovale kogu eluajaks ja habemenuga ei puuduta ta pead. Ja kui ta nõnda Jehova ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud, sest Hanna kõneles südames, mis me teame, et siis on nagu sisemine inimene, see on tema kõige sisemine olemus palub. Ja ütles, üksnes ta huuled liikusid ja ta häält ei olnud kuulda, aga Eeli arvas, et ta on joobunud. Ju ta oli nii selle asja sisse läinud. Ja vahel on meil vaja elus erinevates etappides võib-olla minna Jumala ette, olla vaikselt tema ees. Keskenduda täielikult sellele, mis meie sees on või nendele igatsustele, mis meie sees on ja välja valada Jumala ees oma igatsused ja midagi huvitavat ütleb. Jumal kuulis, salm 19. Ja nad tõusid hommikul vara ning kummardasid Jehova ees, siis nad läksid tagasi, jõudsid koju Raamasse, Elkan ühtis oma naise Hannaga ja Jehova pidas teda meeles. Ja Hanna sai käima peale ning pärast päevade möödumist ta tõi poja ilmale ja pani temale nimeks Samuel, sest ma palusin teda, Jehovat, ütles Hanna. Nii et see naine otsustas sellest rutiinist välja tõusta või välja tulla, vaadates Jumala peale. Ja see on üks asi, mida me saame teha, kas või koosoleku ajal, koguduses, ülistuse ajal. Tegelikult see on aeg, kus kohas me peaksime ülistama Jumalat, võib-olla mitte niisama oma mõtteid seal mõtlema. Vahel sa võid näha, et inimesed on nagu käsi on taskus ja suu närib nätsu ja mõtleb oma mõtteid ja võib-olla scrollib seal telefonis natukene ja tegelikult ülistusgrupp on ees ja ülistab täiega, Jeesus, ainult sina oled väärt, laulavad seda laulu ja siis ühe närib seal. Ainult sina oled väärt, teeb vahepeal häält ka, eks. Ja kas selline palve teeb midagi Jumala ees? Mitte midagi. Ja seal on võib-olla inimene, kes on tulnud raskest olukorrast ja läheb Jumala ette, ütleb, et vaiksemalt võib-olla isegi teeb Jumal ja palub ja ta murrab läbi seal samas ülistuse ajal, koosoleku ajal. Et see, kuidas me tuleme Jumala kotta isegi, millise suhtumisega oleme, see tähendab, kui väga või kui kiirelt me läbi murrame nendest asjades oma elus, vaadates tema peale. Amen. Nüüd, kui me vaatame seda sama õigsuse teemat, just see sama näide on väga hea näide just sellest, kuidas inimesed astuvad ka sellest sisse just, mis Jumal nende jaoks valmis on andnud. Sest selles situatsioonis, mis sa välja tõid, oli ju tegelikult arvatavasti tegemist mingi tervenemisega, mingi üleloomuliku asjaga, mis Jumal pidi tegema. Ja see sama just see õigsusega kaasas käiv nii-öelda tasu, mis kuulub meile. Vaatame korraga veel Hebra kirja 10. peatüki 1. salmi. Ja siin ta räägib jälle sellest samast õigsusest, ütleb, käske olles ainus tulevaste hüvede vari, aga mitte asjade täis kuju ise ei võinud iialgi samade iga-aastaste ohvritega mida ühtelugu ohvritakse teha täiuslikuks nende toojaid. Nüüd, millele ta viitab? Ta viitab vanale lepingule.
ja tõid tol ajal siis ohvreid ehk siis ohverdades loomi. Ja see oli just selle patu eest või nende pattude eest, mis nad olid teinud ja nende loomade veri kattis selle patu. Yeah. Ja nüüd ta räägib midagi, mis meile täna on ka väga oluline, sest eks muidu oleks ju ohvrite toomised lõppenud, sellepärast et neid, kes toimetavad jumalateenistust, ei oleks enam mingit patust südametunnistust, kui nad kord on puhtaks tehtud. Ent ohvritega tuletakse iga aasta patte meelde, sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võib patud ära võtta. Sellepärast ta maailma tulles ütleb, nüüd ta hakkab rääkima Jeesusest. Ohvritega andi sa ei tahtnud, aga sa valmistasid mulle ihu. Põletused ja patuohvrid ei olnud sulle määrapärast, siis ma ütlesin, vaata, ma tulen, rullraamatus on minust kirjutatud, tegema su tahtmist, o Jumal. Kuna ta eespool ütleb, ohvreid ja ande ning põletus ja patuohvreid sa ei tahtnud ega olegi need su meele järgi, kuigi neid käsu järgi tuuakse, siis ütleb ta pärast, vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist. Sellega ta tunnistab tühjaks esimese ohvri, et panna kehtima teine. Selles tahtmises oleme meiegi pühitsenud Jeesuse Kristuse ihu ohvriga ühel hoobil. Iga preester seisab päevast päeva oma ametis ja ohverdab sageli samu ohvreid, mis iialgi ei või patte ära võtta. Nüüd ta toob jälle tagasi selle võrdpildi, viib tagasi Vana Testamendi juurde. Need loomaohvrid ei saanud patte ära võtta, aga Jeesuse ohver, siis tema risti ohver on see, mis võtab need patud ära. Ja ma rõhutan just sõna võtab ära. Me näeme Vanas Testamendis, see loomade veri kattis selle patu. Nüüd uues testamendis see Jeesuse veri võtab need ära või vahest me kasutame kas ära peseb või nii-öelda ta isegi mitte ei kata enam, sest et vahest me oleme harjunud isegi kasutama väga samu väljendeid nagu, et Jeesuse veri katab meie patu, aga tegelikult täpsem oleks öelda, Jeesuse veri võtab ära meie patu. Et see nii-öelda ta eemaldab, ütleb, et 12 salme, aga tema, kui ta ühe ainsa ohvri oli viinud pattude eest, on istunud jäädavalt Jumala paremale käele ja ootab nüüd ainult, kuni ta vaenlased pannakse tema jalgearuseks järiks. Sest ühe ohvriga on ta jäädavalt teinud täiuslikeks need, keda pühitsetakse. Kas pole huvitav, millest ta räägib meist? Ja ütleb, et ta on meid teinud täiuslikeks. Nüüd see mõni ütleb, et oi, mina ei ole täiuslik. Nüüd me peame ühte asja jällegi õieti aru saama. Kui piiblis räägitakse meist ja meie positsioonist, siis ta ei räägi meie lihast ja ka meie mõttemaailmast, vaid ta räägib meie sisemisest inimesest. Nüüd muidugi täpsem sõna selle koha peal oleks täielikuks, võib-olla selliseks ka terviklikuks. Ta on nii-öelda tervikliku teinud meis ühe täieliku tervikliku töö meis ja meie vaimus just eelkõige. Ja siis ta ütleb 15 salm veel, seda tunnistab meile ju ka püha vaim, sest kui ta oli öelnud, niisugune leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb issand, ma panen neile südamesse oma käsud. Ma rõhutan just südamesse ja kirjutan need neile meelde, ega mäleta enam nende patte ja ülekohtu tegusid. Nüüd see ongi nüüd see väga oluline positsioon, kus me täna oleme. Jumal ei mäleta meie patte, ta on need ära võtnud. Ja eelmises saatetes me tõime ka just selle välja, et ta on need viinud kõige sügava mere sügavusse. Ta ei mäleta neid, ta ei tuleta neid meelde. Et see on üks asi, mis me peame aru saama, et see on see positsioon, kus me täna oleme. Me oleme Jumala ees õiged, nagu me ei oleks kunagi pattu teinud, me oleme nii puhtaks tehtud. Ja mitte oma tegudest, vaid Jeesuse ohvri tõttu. Ja siin ta ütleb, aga kus need on andeks antud, siis patud on andeks antud, seal ei ole enam tarvis ohvrit nende eest. Vahest inimesed mõtlevad, ma olen ikka nii patune, olen seda teinud valesti. Ei, kui sa oled andeks saanud, siis sul ei ole vaja enam mingit ohvrit nende eest tuua. Sul ei ole vaja enam midagi teha ja vahest mõned inimesed, ka isegi kristlastena vahest, ma tean, on mõndas, isegi Martin Lutheri kohta räägitakse ühte lugu, kus enne kui ta teatud tõdedele pihta sai ja üks nendest oli just seesama õigsus. Ta käis ära isegi tol ajal siis Roomas, mida peeti väga selliseks eriliseks pühaks linnaks ja kohaks. Ja seal olid teatud kirikud, kus isegi tollaegne keskaegne kirik nii-öelda uskus seda, et kui sa lähed teatud kirikutreppidest põlvi ülesse, siis sa saad eriliselt pühaks või eriliselt nii-öelda imelise õnnistuse osaliseks.
ja ta proovis selle ära ja mitte midagi ei saanud. Nii ta sai hiljem aru, et see kõik on mõttetu ja meie teod ja meie igasugused imelised pühad asjad, mis keegi võib teha, need ei ole need, mis annavad meile õigsusi Jumala eest. Ja ta sai aru sellest, et usu läbi Jeesusesse ta saab õigeks Jumala ees. Ja see on seesama usu läbi me saame ka oma patud andeks ja usu läbi me võime uskuda, et Jumal ei pea meeles enam meie patte, ta ei tuleta neid enam meile meelde. Ja siis ma loen edasi, mis ta ütleb. 19 salm. Nii on meil siis vennad Jeesuse veres julgus sissepääsuks pühasse paika. Miks ta toob sellise asja nüüd siia sisse? Kui me mõtleme vana lepingu püha paiga peale, siis seal preester tohtis minna kõige pühamasse paika, läbides teatud siis teenistuse, teatud asjad, mis olid seal paika pannud vanas lepingus. Miks pärast? Sest et tema patud ei olnud ära võetud sellisel kombel, nagu tänasel päeval meie patud on ära võetud. Ja meie võime nüüd läbimata neid teenistusi või ohvriteenistusi, mis nemad tegid, selle jaoks minna usu läbi kõige pühamasse paika. Nüüd see ei ole enam mitte niivõrd füüsiline koht, vaid see on üks vaimne koht. Aga samas ta on täpselt see sama lähedus. Nüüd see oli midagi väga hämmastavat, kuhu see preester võis korra aastas minna kõige pühamasse paika. Ja igaks juhuks siis sidusid tal köie ja ala ümber, et kui ta peaks surnult maha kukkuma, siis ta sealt välja tõmmata. Sa teadsid, Jumala ligiolu on selles kohas. Jumala lähedus on selles kohas. Ja meil on täna ligipääs sellesse kohta. Ja see on midagi hämmastavat. Ja see on mille pärast, selle sama pärast, mida Jeesus on teinud, ta on teinud meid õigeks. Ja ma loen veel edasi. Ta on selle meile siis avanud uueks ja elavaks teeks eesriide, see on oma liha kaudu. Ja meil on suur preester Jumala koja üle. Astugem siis ligi tõelise südamega, täielikus usus, südame poolest piserdamisega puhastud, kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Pidagem kõikumata kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on see, kes seda on tõetanud. Nüüd see on see sama, et me peame, nagu öeldakse kristlasena, nii iseenesele kui ka sellele ümbritsele maailmale ja ka kuradile meile tuletama, me oleme õigeks tehtud. Meie patud on meile andeks antud, me oleme puhtaks pestud, me oleme õigeks mõistetud ja me võime julgelt minna Jumala ette teada, tema kuuleb meie palved, tema on meile ligi, tema on meile kätte saada. Ja mitte ainult seda, Jumala sõna ütleb ka, et me ei peaks hukka mõistu tundma, et me ilmume Jumala ette kogu aeg, tunneme, et ma olen mingisugune patukott kogu aeg ilmun tema ette, ei julge käsi tõsta, ei tunne vabalt Jumala ees, aga just nimelt need mineviku asjad, kui Jeesus on nii-öelda need unustanud, need on Jeesuse vere all, need on eemaldatud, siis see on üks asi, millega meil on vaja tegeleda, et me laseme selle hukka mõistul minna. Rooma 8. peatükis apostel Paulus ütleb, et esimeses 2 salmis, nii ei ole siis nüüd, see tähendab mitte tulevikus, see on nüüd, praegusel hetkel, mingisugust hukkamõistust neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. Nii et see annab meile teadmise, et meie minevik enam ei kontrolli meie tulevikku ja meie olevikku, et me oleme vabad sellest. 2. Korintuse kirjas 7. salmis ja 7. peatükis salm 2 ütleb, andke meile maad oma südames, apostel Paulus räägib. Me ei ole teile teinud kellelegi ülekohut, ei ole kellelegi saatnud kahju, ei ole kedagi petnud. Nüüd, Paulus oli huvitav mees, kui keegi oleks hukka mõistu tundnud, siis oleks kindlasti olnud see Paulus. Sest tema otsuse pärast kristlased surid ja ta oli väga kirglik kristlaste tagakiusaja. Ja kui keegi oleks, ütleme siis, võinud mõelda kogu aeg tagasi mõeldes, et vaata, mida ma olen ikka teinud ja kogu aeg süüd tundnud selle pärast, et küll ma olen halb inimene olnud, siis oleks olnud see Paulus. Aga Paulus ütleb, et ta ei ole kellelegi ülekohut teinud. Miks ta niimoodi räägib? Sellepärast, et ta teab, et see kõik on Jeesuse vere all. Ja see on üks õppetund meile, et kui me oleme minevikus eksinud, me oleme andeks palunud Jumala käest, siis me ei pea tundma enam mingit hukka mõistu, vaid me võime minna julgusega Jumala osadusse ja saada abi. Esimese Moosese raamatus on üks lahe lugu tegelikult ühest naisest, kes vaatas tagasi. Jumal ütles ära vaata tagasi,
aga ta ikka vaatas tagasi. Piibel ütleb 1. Korintuse kirjas, et need lood seal minevikus on juhtunud meile eeltähendavalt, et me õpiksime nendest. Ja 1. Moosese 19:26 ütleb, aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks. Huvitav asi on inimestega, kes pidevalt tagasi vaatavad nende, nagu me varem rääkisime, haiget saamist erinevate asjade peale. Seal on mingi muutuse protsess nende sees, mis ei ole hea muutus. Ja selles mõttes, et Jumal tahab ka meid muuta, et see Jumala elu tuleks meis esile ja see, mida Jumal on meis alustanud, et see läheks pidevalt edasi. Apostel Paulus kirjutas Filippi kirjas, et ma olen täiesti veendunud selles, et see Jumal, kes on alustanud teis vägeva töö, viib selle lõpuni, kuni selle päevani, kui Jeesus tuleb tagasi. Seega Apostel Paulus mõtles, et seal on üks töö igas kristlases, mida Jumal tahab kuhugi maali viia, enne kui ta tuleb tagasi. Aga nüüd, kui inimesed kogu aeg vahivad tagasi, siis tegelikult see takistab Jumalal seda tööd tegemast. Ja nad selle asemel, et muutuks sellisel moel, nagu Jumal tahab, et nad muutuks, nad hoopis muutuvad negatiivselt ja see vana elu, need vanad asjad hakkavad neid muutma ja nad muutuvad hoopis selliseks, nagu nad olid. Luuka 9:62 Jeesus ütles väga otse, et ükski, kes paneb oma käe adra külge, ta ei eelista siin ühtegi isikut, ta ütleb kõigile seda. Ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Nii et me ei saa vaadata tagasi ja samas edasi minna. See on nagu autoga, me ei saa liikuda kogu aeg tahavaate peeglisse vaadata. Kui varsti sa kuhugi otsa sõidad, see pilk on vale koha peal. Sa pead vaatama ettepoole. Aega, et võib-olla vaatan sinna tahavaate peeglisse, aga üldjuhul ma vaatan edasi. Ja Jeesus ütleb, ma ei saa kogu aeg tagasi vaadata, kui ma tahan temaga edasi minna. Amen. Nüüd see on üks väga oluline printsiip tegelikult, et kristlased peavad unustama ka oma minevikku. Filiplastele kirjas isegi Paulus on ütelnud, et üht ma ütlen. Ma unustan ära selle, mis on taga ja siirutun ettepoole. Seatud võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ja see on asi, mis iga kristlane peab tegelikult oma elus tegema. Ja meie mälus võivad olla mälestused nendest eksimustest, nendest möödapanemistest. Ja mõned nendest asjadest on olnud ennem kristlaseks saamist ja mõned on isegi võib-olla kristlasena tehtud valed vead. Ja kus on ikkagi inimene meelt parandanud ja oma asjad korda seadnud, siis tema vastutus on teadlikult ütelda seda, ma ütlen seda, ma unustan ära selle, mis on taga. Sellepärast, et Jumal on meile andeks andnud. Jumal on meie patud kustutanud. Jumal on meie eksimused kustutanud, teinud meid õigeks. Ja meil on vaja seista selle situatsioonis, sest et see hukkamõist ja see süütunne võib olla inimesel niivõrd hävitav, et ta ei julge midagi teha, ta kardab, ta on ebakindel, ta ei tea, mis moodi tegutseda ja ta kukub oma elus pidevalt läbi selle pärast. Ja see on ka üks asi, mis ma tahan igale kristlasele südamele panna. Ükskõik, mis su elus kunagi on ka juhtunud, kus sa võib-olla oled mööda pannud, eksinud, valesid asju teinud ja need on mõjutanud sinu elu ja need on jätnud nii-öelda jälje, siis üks oluline asi on see, et sa võid täna teha otsuse, et sina otsustad selle unustada. Ja heita need asjad Jumala peale ja öelda, isa, ma olen sinu käest saanud andeks, sa oled mind õigeks teinud, sa oled mind puhtaks teinud, minu patud mulle andestanud ja sellepärast ma võin julgelt öelda, ma olen minemas edasi ja unustan ära selle, mis on taga.